Liigume edasi. Tänane 5. küsimus on peaminister Kristen Michalile. Küsib Riigikogu liige Rain Epler ja teemaks on Rail Baltic. Rain Epler, palun. Aitäh, härra esimees, härra peaminister. Sissejuhatuseks, et ma usun, et minu küsimus oli piisavalt täpselt andis teema ette, nii et nagu te siin ennem viitasite kolleegile, et kui on täpselt ette antud teema, siis te olete põhjalikult ette valmistanud, nii et ma loodan nüüd sisukale vastusele. 23. mail möödunud aastal me kirjutasime koos Priit Sibulaga Läti suursaadiku kaudu Läti valitsusele küsimustega Rail Balticu ehituse kohta Lätis. Viitasime seal ka sellele visiidile, mille Andris Kulbergs oli teinud Eestisse ja külastanud korruptsioonivastase erikomisjoni istungit ja rääkinud probleemidest Lätis, nii rahastuse, projekteerimise, maantee omastamisega ja nii edasi. Ja 25. juunil möödunud aastal me saime ka ametliku vastuse Lätist. Ja seal kuidagi pidi ei kinnitatud, et 2030 aastal nende põhjapoolse lõigu valmimine on kindel, vastupidi. Seal öeldi, et ei saa tähelepanuta jätta, et rahastamisprobleemid on jätkuvalt märkimisväärsed ning 2030 eesmärgini jõudmiseks on vaja olulisi poliitilisi otsuseid nii riiklikul, Balti kui ka Euroopa Liidu tasandil. Öeldi, et Rail Balticu elluviimine peab kulgema vastavalt sellele, kui palju Euroopa Liidu raha või muud välisraha tegelikult tuleb ning vaja on ka tõsiseid täiendavaid otsuseid seoses eelarvega ja viidati ka sellele, et raha on puudu ja kaalutakse ka nii-öelda PPP mudelit ehk et risaraha leidmist erasektorist. See diplomaatilises keeles oli ikka üsna otseselt öeldi ära, et 2030 see valmis ei saa. Samal ajal sõnumid Eestis. Teie siin kõrval istuv härra Leis ütles maikuus ERR-il, et Lätil on endiselt plaan 2030 see valmis saada. 30. mai möödunud aasta teie ise olite Riias ja rääkisite sellest, kui kriitiline see valmimine on ja rääkisite, kuidas te saite toonaselt peaministrilt kinnituse, et see valmib. Aga näiteks 5. juunil möödunud aastal te ei pidanud paljuks ka kritiseerida Rail Balticu kritiseerijaid või küsimuste esitajaid ja ütlesite, et kõik need inimesed siin esitavad Kremli jutupunkte. Nii et mu küsimus on, kas te Eesti avalikkusele müüsite viimase aasta jooksul teadlikult sellist poliitilist optimismi, kuigi te tegelikult olite saanud Lätist info või siis kuidas juhtus, et Läti opositsioonipoliitiku jutt ja ka valitsuse ametlik info ei olnud teie analüüsi jõudnud ja te tuginesite valele infole? Pool minutit üle, et natukene palju üle, et oleks see 15 sekundit olnud veel, et siis oleks nagu olnud põhjendatud, aga pool minutit küsimusega üle minna, et palun järgmine kord olla oluliselt tähelepanelikum küsimuse esitamisel. Härra peaminister, palun. Aitäh, hea Riigikogu esimees ja küsija. Rail Baltic. Loomulikult tuleb see valmis teha. Ma ei kujuta ette isegi ühtegi teist võimalikku lahendust. Ja kui te ütlete, et ma eelmisel aastal või sellel aastal midagi sellel teemal olen öelnud, issand, ma olen aastate vältel öelnud. Minu jutt on olnud kaunis järjepidev, et šampanjapudel või siis soovite viinapudel avatakse ikka üldiselt Kremlis, kui põhja-lõuna suunaline trass ei valmi. Sest Vene selline kontseptsioon riikide mõjust on tihti seotud olnud ka raudteega ja sellest on rääkinud juba Lennart Meri, nii et ma arvan, mina olen üsna noor mees ja teilgi võib-olla polnud juhked soengut sellel ajal, eks ju, kui sellest räägiti, aga meie tulevik ikkagi on Euroopas, mitte idasuunalise raudtee otsas. Nii et seetõttu ma arvan et ma ka tulevikus ütlen seda, et kui keegi igatseb katki raiuda ühendust Euroopaga ja öelda, et me peaksime seda transiiti kuskile mujale vedama, siis ei saa seegi minut poolehoidu ja arusaadavatel põhjustel ilmselt. Sama on ka meie naaberriigid öelnud huvi Rail Balticu vastu. Näiteks eilegi toimus meil Põhja-Baltimaade peaministrite kohtumine, kus oli ka Ukraina president kutsutud, minu kutsel oli ja Emmanuel Macron oli Prantsuse president videoteel. Ja sealgi näiteks Soome peaministergi mainis ühendused ära ka pressikonverentsil, et see on väga vajalik. Ja Läti uus peaminister Andris Kulbergis käis minu juures ka päev varem, oli ka sellel üritusel ja ta ütles mitut asja, et ta võtab selle projekti ehk Rail Balticu projekti, võtab ta isikliku juhtimise alla, mis on müts maha. Seda ta ütles ka ühisel pressikonverentsil, kui meie ajakirjandus selle kohta küsis. Ja teeb kõik, et see saaks võimalikult kiiresti valmis. Ma arvan, et see ongi selline jutt, mida me ju naaberriigi peaministrit ootame, et
et see on ühine projekt. Eesti, Läti, Leedu, aga ka Poola, aga ka Soome näiteks on sellest huvitatud. Nii et see on kogu Euroopat puudutav projekt. Nii et mida kiiremini see valmis saab, seda parem, seda soodsam see on. Riigikontrolörid on seda ka kirjeldanud. Ja meie poolt on ikkagi selline positiivne surve naabritele olemas, nagu ka leedukate poolt, nagu ka Euroopa poolt, et see tuleb teha valmis selleks, mis ta on kokku lepitud. Sest ma mäletan aega tagasi, kui Taavi Aas vist oli tollal majandusminister, tuli ta majanduskomisjoni ja ütles, et 2026. aastast eesmärgist on saanud 2030. Küsisime, mis juhtus, Taavi? Ja siis ta ütles, et projekteerijad, üks, teine, kolmas, nii edasi, küllap seal olid oma põhjused, aga ootamatult läks edasi. Ja sellist kergekäelist edasilükkamist ei saa kindlasti lubada. Meil on olemas rahastus, valmidus, ehitus käib ja me saame oma asjad tehtud. Suur tänu, Rain Epler. Teil on täpsustav küsimus, palun. Ja aitäh, no väga hea, et sa Poola mängu tõid. Selles mõttes, et Poola asetaristuminister ütles, et enne 2040. ei ole kuidagi teoreetiliseltki võimalik, et see raudtee meid Kesk-Euroopaga ühendama hakkab. Aga tuleme siis Kodutanumale tagasi. Nüüd ka meie ametnikud on öelnud, et kui Läti ikkagi tõesti enne 2035. või veel hilisemat aastat seda omapoolset põhjapoolset lõiku valmis ei saa, et siis võime ka meie siin Eestis kaaluda, et teeme selle raudtee ainult Pärnuni. Ja kui sellest Rail Balticust saab vähemalt mõneks ajaks selline Tallinn-Pärnu, vähemalt Euroopaga ühenduse mõttes tupikraudtee, siis kas sa oled valmis tunnistama, et algselt Euroopa ja NATO ühendusena esitletud projektist saab sisuliselt riiklikult doteeritud regionaalraudtee? Ja nüüd küsimus, kui palju see Eesti maksumaksjal igal aastal see dotatsioon Tallinn-Pärnu ühenduses maksma hakkab? Ja teine lisaküsimus sellele, et kas teil on olemas ka mingi analüüs selle mõjude osas selles valguses, et praegu täiesti ilma dotatsioonita on hästi toimiv ja kvaliteetne mugav bussiühendus Tallinn-Pärnu vahel, et kui palju selline regionaalraudtee lisamine sellele liinile kahjustab seda täna toimivat ühendust ja kordan siis seda esimest küsimust, kui palju see hakkab jooksvat dotatsiooni võtma riigieelarvest. Kas sellised kalkulatsioonid on sul olemas või oled sa vähemalt palunud, et need tehtaks? Aitäh! Ja, aitäh! Kuna meil on infotund on üles ehitatud meeldivalt nii, et kohe 2 küsimuse pärast tekib Aivar Kokal võimalus küsida Kuldar Leisilt Rail Balticust ja siis Anastasia Kovalenko-Kõlvartilt minult Rail Balticust, siis me saame kõigile neile küsimustele põhjalikud vastused. Kuldar Leis oskab ka kirjeldada, et aasta pärast ehk on sellised arvutused täpsemalt juba olemas. Aasta tagasi on need arvutused tehtud, nii et ta võib neid ka siis jagada. Nüüd, mis puudutab seda ettekujutust, et Rail Baltic on kuidagi tupikuprojekt või ühe otsa projekt, ega Eesti oma asjad teeb kokkulepitud ajaks valmis, et ma isegi ei saa täpselt aru, mille vastu EKRE ja Keskerakond näiteks võitlevad Rail Balticu puhul, et ma saan aru huvist võib-olla, et meil ei oleks ühendust Euroopaga ja Vene transiit oleks kuidagi kauses. Võib-olla sellest huvist ma saan aru, majanduslikust huvist, aga kui te ütlete, et te sellepärast seda ei tee, siis mille vastu te ometi võitlete, et meil oleks kvaliteetne kiire rongiühendus Euroopaga, mida on julgeolekuks vaja, mida ütlevad on lätlased, leedukad vajavad. Ja Poola, mis iganes aseminister ütles, mina küsisin Poola peaministri käest, mitte kellegi ministri käest ja ta ütles, et kõik saab õigeks valmis. Nii et küllap siis meil on lihtsalt erinevad suhtlusringid. Nii et ärge laske ennast liiga palju eksitada sellest, et uudistes on palju igasugust lärmi ja suurte projektide puhul ma endiselt ei saa aru, millele te täpselt pöialt hoiate, et Rail Baltic ei saaks valmis või. Aga mis Eesti rahva võit sellest on? Rail Balticuga on nii, et kui seda ära ei tehta, tuleb rahad tagasi maksta. Lätlastele, kõigile teistele on täpselt sama sõnum Euroopa poolt. Nii et mulle jääb üsna arusaamatuks see teie järjepidev Rail Balticu vastane võitlus. Eesti inimestel on vaja ühendusi. Vaadake Eesti majandust, vaadake meie julgeoleku huvisid. Meil on vaja ühendust Euroopasse. Ma saan aru, et EKRE positsioon on Euroopast lahkuda. Eks Mart Helme lubas selle toetusrühma teha. Ma ei tea, kas te olete selle ära teinud. Aga mina arvan, et me kuulume Euroopasse. Lennart Meri juba ütles, et meil peab olema kiire ühendus Euroopasse. Nii et lähtume ikka sellest. Aitäh! Aitäh! Ja lisaküsimuse esitab Siim Pohlak, palun.
Aitäh! No hea peaminister, et selline lihtlabane Vene kaardiga vehkimine, manipuleerimine, ma ei tea, kas te peate Eesti inimesi rumalaks, et nad endiselt usuvad sellist manipulatsiooni, eriti veel erakonna poolt, kes ise soovis alles hiljuti Venemaaga viisavabadust kehtestada, tuletame meelde, see pole mingi väljamõeldis, vaid faktikontrolli poolt kinnitatud fakt, et tegelikult Reformierakond alles hiljuti soovis Venemaaga viisavabadust, ei olnud see mitte ammu. Ja te nüüd räägite, justkui oleks EKRE-l mingit huvi Venemaale kasulik otsuseid teha, vastupidi. Kui vaadata nüüd tegelikult terve mõistuse seisukohast, siis Venemaal oluliselt kasulikum on, kui kogu meie lõunasuunaline ühendus sõltub ühest rööpapaarist seal Ikla suunal. Ja tegelikult oleks pidanud ammu juba valmis ehitama 4-realise Tallinn-Pärnu-Ikla maantee. Kui vaadata Poola poolt, siis juba sisuliselt Leedus Kaunase juures ollakse väljas väga kvaliteetse 4-realise maanteega, mis ühendab kogu Euroopa teede võrgustikuga tegelikult Baltikumi. Et selle ühe rööpapaari peale lootma jäämine julgeoleku mõttes, see on vastupidi ju venelastele heategu. Et kui me tahaks tegelikult päris korralikku, turvalist ja sabotaažikindlamat ühendust, siis me peaks ikkagi tegelikult keskenduma 4-realisele maanteele. Et ja praegu, kus Rail Baltic jääb toppama, siis tegelikult tasuks seada prioriteediks just nimelt selle 4-realise Iklani valmis ehitamise ja suhelda ka lätlaste leedukatega, et saaks Kaunaseni kiiresti selle 4-realise ühenduse, et see on turvaline ja tänapäeval järjest enam inimesi eelistab reisida autoga, kaupu liigutatakse autoga, et tegelikult oleks see 4-realine maantee oluliselt prioriteetsem projekt kui Rail Baltic, millest seda jätkuvalt raha topite ja millest see nagu on nüüd selgunud, siis tegelikult ei ole ka, millest ei ole tegelikult lähiajal tolku oodata Läti ja Leedu poolsete ühenduste realiseerumise näol, nii et veel kord, et miks teie tegelikult Kremli heaks töötate, hea peaminister? Aitäh! Aitäh! Mina olen vandanud Eesti Vabariigile ja palka saan ka Eesti Vabariigile. Nii et teil oleks teada. Seda esiteks. Teiseks, Reformierakond Venemaa viisavabadust ei ole soovinud. Ütleme nii, et nii palju, kui ma Reformierakonna seisukohtadest tean, aga ju teil siis on kuskil oma tõlgendus Reformierakonna seisukohtadest. Aga jõudu tööle. Nüüd, mis puudutab maanteid, siis siingi mul on jälle teistsuguseid teadmisi kui teil. Ja hämmastab muidugi, et ilmselt ei ole Tallinn-Pärnu maanteel ammu sõitnud. Seal läheb nüüd veidi alla 50 kilomeetri läheb ehitusse 4-rajalisi teid. Et selle sama automaksuga, mis teab, mis populaarne ei ole või veel vähem armastatud, iga kord, kui arve tuleb, inimesed jälle vaatavad tigeda pilguga. Sellest iga euro aastamaksust läheb meil teede rahastusse, nii et järgneva 4 aastaga 380 miljonit läheb teedesse ja Tallinn-Pärnu trassil nüüd umbes 45 või alla 50 kilomeetri läheb ehitusse 4-rajalist teed. Juba käib, käib juba ehitus. Nii et töö käib, nagu öeldakse, ja ilmselt siis saavad inimesed ka varsti sõita. Aga Rail Balticut on sellest hoolimata vaja, et kiire ühendus Euroopasse, veel kord, raudtees, transpordi, reisijate transpordiks, kaubatranspordiks ja ka julgeoleku vajadusteks on kindlasti oluline. Ja ilmselt ikkagi jääb see debatt sinna punkti, et on neid, kelle jaoks ilmselt õnn transiidis peitub idas, on neid, kes näevad põhja-lõuna suund. Ja mina vist kuulun ilmselt samasse koolkonda, kuhu Lennart Meri kuulus, kes ütles, et rongiga peaks ikkagi Eestist Berliini saama. See oli tema sõnastus, et inimene saaks Euroopasse rongiga, kvaliteetse ühendusega. Ja kiire ühendus on majandusele vajalik, nagu reisijate liikumiseks täpselt samamoodi vajalik. Ja kui te vaatate ka kaarti, siis ma olen üksiti imestunud alati, kui võideldakse ühenduste vastu, et kui sa asud Euroopa ikkagi suhteliselt äärealal, sul on vaja kvaliteetseid ühendusi. Inimestel, majandusel, liikumiseks, hariduseks, kõigeks muuks. Nii et seetõttu see ehk selgitab teile, miks me panustame seda raha ühendustesse ja hea uudis, nagu öeldud, paneme kõvasti raha sellest samast automaksust Pärnu maantesse, nii et sellel aastal, kui keegi Tallinnast hakkab Pärnusse randa sõitma, tuleb ilmselt valuda juba hulga aega. Nii et arvestage sellega, aga sõitke läbi, siis näete, et ilmselt pole käinud. Aitäh! Suur tänu, sellega lõpetame 5. küsimuse käsitlemise. Enne kui edasi liigume, on käsi püsti Rain Epleril küsimus istungi läbiviimise protseduuri kohta. Rain Epler, palun. Ja aitäh, härra esimees, täiesti selle infotunni protseduurika ja läbiviimise kohta ongi, et minu täpsustavale küsimusele vastates ütles peaminister, et kuna
siin järgmised ministrid hakkavad ka vastama, et siis ta ei vasta mu küsimusele ja siis selle asemel kasutas oma 3 minutit, et ma ei tea, pidada loengut väga erinevatel teemadel, rääkida midagi Vene kaardist ja muust. Et kas see ongi teie arvates selline lubatud formaat, et piltlikult öeldes võiks peaminister öelda, et mõnel järgmisel korral tuleb siia mõni minister, kes vastab talle esitatud küsimuse ära, või ta peaks püsima küsimusele vastamise juures, või kui ta ei tea vastust, siis ütleme, et ta ei tea. Ja teine küsimus puudutab siis võib-olla sellist isiklikumat poolt, et ega ma saan aru, et selline, kuidas ma ütlen, silma paistmatu ja halli massi sulanduv inimene nii karisma kui soengu poolest, nagu on meie peaminister, et ta tunneb teatavat kadedust inimeste suhtes, kes on säravamad, aga praktiliselt iga kord, kui me kas infotunnis või arupärimiste formaadis räägime sisu küsimustest, hakkab ta rääkima minu soengust. Ja see on täiesti okei, nii inimlikus mõttes, aga võib-olla Riigikogu debati mõttes ma ei ole selles päris kindel ja ma küsingi teilt juhendamist, et kas ka see, kui ma hakkaks võtma, ütleme siin ministrite või siis näiteks puldis olevate kolleegide, kui me arutame sisu küsimusis, ka välimust selle osas lahata, et kas see, nagu te näete, et me oleme selles osas õigel teel, või peaks siin peaministrit natuke aitama, et ta püsiks ikkagi, kui me räägime Rail Balticust, et räägime Rail Balticust. Ma saan aru, et tal ei ole julgust ja iseloomu, et ise kuidagi silmapaistvam olla, aga et kas seda peab siin alati niimoodi esile tooma? Aitäh! Suur tänu, et ega sellest patust, et inimestest rääkida nii nagu nad välja paistavad, et sellest patust siin saalis ei ole paljud priid. Et see käib siin saalis ikka ja jälle asja juurde, aga ma olen aru saanud ühelt poolt, et teil on välja kujunenud juba härra peaministriga selline oma täiesti märgi ja kujundite keel, et te kasutate ka väga oskuslikult üksteise aadressil kõiki neid kujundeid ära, et seetõttu ma istungi juhatajana ei ole pidanud vajalikuks ka sekkuda, sellepärast et see on osa sellest debatist, mida te olete tahtnud siin püsti panna ja see on juba täiesti omane teie omavahelisele väitlusele, et sellisel juhul ma ei näe küll mitte mingisugust põhjust, et ma peaksin nüüd kuidagi istungi juhatajana sekkuma. Mis puudutab nüüd küsimustele vastamist, et siis see on ju poliitiline küsimus ja peaminister vastas ja püsis teemas väga hästi, et ta rääkis Rail Balticust, rääkis poliitilistest valikutest, rääkis sellest, millised on tema väga selged veendumused ja ettekujutus sellest, kuidas projektiga edasi minna. Nii et selles mõttes ta vastas teie küsimusele väga hästi, et ma ei saa küll kuidagi nõustuda selle teie väitega, et ei saanud vastust, et te saite väga selge ja konkreetse vastuse, milline on peaministri positsioon kõigis nendes teie poolt tõstatatud küsimustes. Nii, Siim Pohlak, teil on ka küsimus istungi läbiviimise protseduuri kohta, palun. Aitäh, jah, absoluutselt tehnilis protseduuriline küsimus, mis tegelikult võiks ka anda veel siis nii-öelda valitsuse infotundidele kvaliteeti juurde, et meil on siin nüüd uuendati neid pilte, on need arvutid, et ma ei näe sinna valitsuse sektoris, et seal, kas neil on ka samad võimalused, kas nad saavad näiteks stenogrammis seal ringi vaadata oma selle puldi kaudu, et peaminister lihtsalt ei mäletanud, et kuidas Reformierakond on Venemaaga viisavabadust toetanud, aga kui tal oleks võimalus neid vanu stenogramme sealt vaadata oma ekraanilt, et siis ta saaks ju lugeda, kuidas välisminister Urmas Paet 2011 jaanuaris Riigikogu ees ütles, et viisavabadus Venemaaga on pikas perspektiivis loomulik areng, ehk see on vaid aja küsimus, kinnitas reformierakondlane, et kui oleks peaministril selline võimalus, ta saaks neid fakte kontrollida ja meil jääks pool sellisest debatist, kus võib-olla tekivadki vale väited, et Reformierakond pole kunagi Venemaaga viisavabadust toetanud. Nii, aitäh. Ma sain teie küsimusest aru. Ma sain küsimusest aru, vastan teie küsimusele, et mina ei näe sellist võimalust nendes uutes pultides, et süveneda vanadesse stenogrammidesse, sellepärast, et siin on meie kodu- ja töökorra seaduse kommenteeritud väljaanne, siin me näeme, kes osalevad. Meil on olemas praeguse infotunni päevakord ja meil on istungi üldine vaade, rohkem meil siin neid vaateid ei ole. Et see konkreetne hääletussüsteem ei ole ka ühendatud välise internetiga, nii et selleks peab olema ikkagi eraldi seade, millelt on võimalik siis seda vaadata ja see ei ole üleüldse nii lihtne, et hakata otsima nüüd mingist vanast
vanast stenogrammist ühte lauset või ühte väljendit, et mille üle siis vaielda. Nii et selle eeltöö peavad ikkagi inimesed ise enne infotundi ära tegema. Nii et ma ei saa teid siin rohkem kuidagi aidata. Nii et, aga te võite vaadata, et peaministril on täpselt seesama vaade, mis on teil selle hääletuspuldi peal, aga loomulikult tema siis, kui läheb hääletuseks, selle koha pealt hääletada ei saa, et see puudutab ainult Riigikogu liikmeid.